No tere, tere, Sandra, tere. tere, Kuidas läheb? hästi. issa ma Ups, värisen täiega. pole hullu, pole hullu. Appi. Kust sa mind vaatad? Kus sa Ja asud? ma asun Soomes ja ma vaatan sind oma kodus põhimõtteliselt jah, rõdu peal Ahah, ahah, ja väga hea. hetkel Mis, võin mis linnast sa oled? Vantalt. Vanda. Sa oled juba teine täna, kes on Soomes. Enne oli Turku. Ma ei tea, mis see Soome minult tahab. Ei tea jah, mis energiat siin on. Okei, Uued Sandra. algused. Aga mis küsimus sul on? Kuidas ma saan iseennast toetada või mida ma peaksin tegema, et nagu tulla suhtest välja, mis on katkine, aga mul ei ole nagu seda jõudu ja julgust üldse. Nagu Okei. see harjumus on nagu nii, kogu aeg, kui ma üritan ära minna, siis ma ise olen nagu see, et andke mulle need käerauad tagasi põhimõtteliselt ja seda nagu, Okei. Sulle meeldib ohver olla? no põhimõtteliselt. Okei. Mm. Mis Sandra arvab tal elus toimub, mis reaalselt Sandra elus toimub? Üldine soovitus Sandrale. Nii, mis Sandra arvab tal suhtes toimub, mis reaalselt suhtes toimub? Soovitus suhtele. No põhimõtteliselt tegelikult lahkuminek juba toimub energeetilisel tasandil. Ja seda ma tunnen juba pikka aega. Et sul on kõik võimalused käest, lihtsalt on vaja seda ära teha. Et sa oled juba pikalt seda mõelnud ja see juba praegu tegelikult toimub. Aga ma ei tea, Aha, kuidas sul on lihtsalt vaja enda käest nagu alt ära enda, tõmmata. Täpselt, ma ei tea, kuidas ja seda ma otsin lihtsalt kogu aeg. no vaatame, mis sind veel takistab Jaa, seda mingi otsust asi vastu takistab, ma võtmast. tunnen jah. Ahah, okei, palun selgitage. Mingi, Ahah, siin on mingi sellised issand, kats tuli nüüd siia vahele. Siin on ka mugavustsoon esiteks. Teiseks, sul on, see on nagu kahtlus, et äkki ma tegin valesti, äkki see oli armastus. Et siin on sihuke kahtlus, et kas see on armastus või see ei olnud armastus, et ma ei saa aru, kas see otsus on nii-öelda see õige. Et äkki, kui ma teen seda otsust, see ei ole õige ja ma hakkan kahtlema. Ja siin ma üritan kõike kaaluda oma ratsionaalse mõistusega. Okei. See partner, mis praegu on, mis toimub teie vahel? Kas see on armastus? No siin selles suhtes sa oled üksinda. Üksinda oled siin selles mõttes, et siin ma ei näe siin seda ühendust. Ma näen seda, et sa oled siin üksinda. jaa. Mis toetaks sind selle otsuse vastuvõtmisel? Siin on lihtsalt endast vaja mõelda. Et sa oled, kas sa oled suhtes üksinda, sa oled üksinda selles mõttes, et mis vahet sul on, kas olla suhtes üksinda. Ja siin on pigem küsimus sellest, et miks sa valid sellist suhet. Kuidagi Mis, nagu, eks see tuleb ka lapsepõlvest, et hea turvaline on nagu, kui sul on nagu näidatud, et kui mees on kõrval, siis on nagu hea, eriti kui ta nagu äh, selles suhtes, et noh, jällegist tuleb see, et kui ta ei löö ja ei peksa, siis on turvaline. Põhimõtteliselt on nagu siis minu armastus jah, ei tähenda kohe seda, ei ole nagu see, et kui ta mind ei löö, siis on armastus. Et armastus on hoopis mingi muu asi. Et väga tihti me ütleme siis ohvritena valime kas agressoreid
Mõnikord aga milline sinul see meesterahvas on siis? No siis siin selles mõttes ma ei tunne agressiooni tema poolt, aga pigem on ta sihuke kas vältiv kiindumuse tüüp, vähe emotsionaalne. Noh, elu ei ole siin sees. Kirge ma ei näe väga palju, ei näe kirge, emotsioone ei näe palju. Pigem sihuke, noh, ma ütleks kuiv suhe, kuiv, emotsioonitu, mugav. ühesõnaga iseendaga rohkem siis olla, et siis aru saada, et kas olla üksi suhtes või olla. Ma vaatan korraks, et kui sa hakkad endaga tegelema, kas sul midagi suhtes muutub, vaata. See nagu suhe tegelikult panigi mind enesearengu teele. Et nagu see on ka võib-olla see, et kui võib-olla miks ma arvan, et kui ma selle otsuse teen, et kas see on nagu õige. Et, et jah. No siin on see, et kui ma jään, siis need kõhklused ei kao kuskile. Ja kuhu see viib? No ühel hetkel ikka viib samasse kohta. Ikka lahkumineku peale. Aga kui ma lahkun, no siis siin kõigepealt on kas mingi pidu või sihuke lõbutsemine, mingi tegutsemine, ikka iseenda leidmine. Aga siin suhtes ma tunnen, et siiski ilmselt sa lähed sellest suhtest välja varem või hiljem. Mis sa tunned, sul puudu on selles suhtes? Mis sa tunned, sul puudu on selles suhtes? See on nagu sõbra energia, nagu, mis see on, sõprus või? Ise tunnen ka juba pikka aega, et nagu jah, aga ma lihtsalt ongi see, et pole veel leidnud endas seda teha see otsus ja see vaip endalt nagu korraks alt ära lükata. Soovitus sulle praegu selle otsuse koha pealt. Noh, siin soovitus on otse, mine ja loo uut elu. Et ja tänaseks on mul kõik need võimalused ka, et nagu noh, tegelikult mul oli algusest peale. Et ma ise mina sulle terapeudina ei ütleks sellist asja, et lõpeta ära ja ela uut elu. Aga kaardid seda ütlevad. Aga mina terapeudina ütleks sulle, et lihtsalt võtta endale aega, 1 kuu näiteks, ja proovi tunnetada seda ise. Et sa jõuaksid ise sellele otsusele. Aga siin kahjuks jah, kaartide peal ma ei näe seda armastust, ma ei näe seda sidet. Ma näen, et suhtes on puudu sõprus, kirg. Ja see on nagu pigem sihuke mugavussuhe. Et kas seda kirge ja sõprust saab üles ehitada, seda on mul keeruline öelda, sest see ei ole nagu ühe päeva protsess. Ja kui seda esialgselt ei ole olnud, siis seda on väga raske pärast hiljem üles ehitada. Aga siin, kas sa jääd suhtesse või ei jää suhtesse, selles mõttes, et on vaja tegeleda iseendaga. Et siin olid selged kaardid, et on vaja endaga saada sõbraks. Ja. Aitäh sulle. Ja, palun. Aitäh. Ja ma üritan ka välja saada siit. Kas sa saad mind välja visata? Ma ei oska. Oi, oota, see on mingi vale nupp. Appi. Kuidagi ennem läks kellelgi välja. Äkki kui ma ristist kinni panen? Proovi.